kui palju neid küsimusi on, mis siis tegelikult korduvad või noh, kas sa ootad vahel ka mingisuguseid teisi küsimusi või kuidas sulle tundub, et kas see intervjuude andmine vahel nagu tõesti tüütab ära? Eks need küsimused tõesti on enamasti suhteliselt sarnased, eriti kui on parajasti võistlushooaeg või nüüd kas või kui olümpia on lähenemas, et siis ikka küsitakse neid samu küsimusi, nii et eks see vahepeal natukene ära tüütab, siuke tunne, et räägid ise kogu täpselt sama juttu, aga samas siis, kui keegi küsib mingeid teistsuguseid küsimusi, siis on siuke tore üllatus. Okei, no proovime küsida täna teistsuguseid küsimusi. Kaua sa üldse sporti plaanid teha? No just enne siia intervjuule tulekut, muide sa ei teagi veel, et Novak Djokovic võitis Jannik Sinnerit Australian Openi poolfinaalis, nii et ligi 40-aastane mees pani pea noorema, 2 korda noorema endast kotti, nii et see on tõeline nagu võit, et see näitab, et väga pikalt on võimalik spordis olla. Tegelikult on ju väga suur vahe, kas sa lõpetad nüüd paari aasta pärast, oled 25 või teed veel 10 aastat. Kuidas sina oled enda jaoks seda nagu mõelnud? Jah, eks ma arvan, et see vanus natukene sõltub ka tegelikult spordialast, et meil on ikkagi väga siuke vigastuste rohke sport, pluss ka spordi areng tegelikult, kui selline trikkide mõttes on vahepeal päris kiire, et ega meie spordiala tavaliselt väga üle 30-aastased enam ei ole, et paljud ikkagi lõpetavad ennem ära, küll aga on ka mõned, kes on natukene vanemad ja võib-olla mõned on isegi siuksed peaaegu 40-aastased, aga see on pigem ikkagi väga harukordne, et eks seal ka keha saab ikkagi päris korralikult vatti, kui sa kogu aeg suurtest hüpetest maandud ja nii edasi, et tennis võib-olla selle koha pealt on natukene nagu leebem ala mingis mõttes. No ei ole ta väga midagi, aga ütleme, see oleneb kindlasti inimesest. Jah, aga eks ikkagi natukene, ma arvan, et ekstreemsport on ikkagi üks karmimaid spordialasid, mida teha saab.